Nii, sellel nädalal ei olnud meil väga suurt probleemi üldse sellega, et keda valida nädala tegijaks, sest et oleme valinud selleks kauni daami, meie väga ammuse lemmiku, võiks öelda meie saate maskoti, kellest muidugi lubamatult kaua me pole üldse juttu teinud ja nüüd võtsime ja helistasime prouale endale, et rääkida, kuidas tal läinud on, sest et tal on suur sünnipäev siin ja ma ei oskagi kuidagi alustada, kui et tere, kallis Maire Aunaste. Tervist ja jõudu teile ka sinna nii hommikusel varal tunnil. Maire, kuidas teie nii vara üldse üleval olete? Olete ju ikkagi tavalist õhtu inimene, nagu ma teid tunnen. Küsimus see on, ma vaevu viimase ajal üldsegi magan. Tegemist on lihtsalt nii palju, et ma magan umbes 2-3 tundi, ma arvan, sellest on täiesti piisav, et oma asjad kõik kaetud. Maire, millega te tegelete praegu? No lisaks sellele, et olete Tähelaeva saatejuht, AK-diktor ja nii edasi. Kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis on ikkagi tehtud mulle üks filmipakkumine. On, jah? Ja nimelt me kõik teame filmi Batman. Ja nüüd selles ja me ka filmi Batman ja tema seiklused. Batman, selle filmi uues osas siis kehastan siis, ütleme natukene minule iseloomulikku tegelast, ütleme siis sellest halba. Kas sellist iroonilist karakterit? Jah, ütleme iroonilist karakterit nimega Jokker. Lausa? Jaa. Aga see on ju... Lubage või parandage mind, kui ma nüüd eksin, aga see on ju mehe roll. See on mehe roll olnud, aga ma olen eluaeg võedenud selle vastu, et naised saaksid mehe rolli täita ja mehed naiste rolle. Mulle meeldivad need mehed, kes pesevad pesu. Mulle meeldivad need mehed õudsalt, kes triigivad lapse riideid. See on minu meelest niivõrd sümpaatne vaadata. Kas see on ka seksikas? See on... Igor, muidugi on see seksikas. Kuidas muidu siis? Teate, Maire, mulle tundub praegu, et te räägite väga Henrik Normani häälega. Kas siin ei ole seda momenti, et tegelikult ei olegi teie, vaid te olete hoopis Henrik Norman, kes on kehastunud Maire Aunasteks? Teate, ma olen olnud televiisoris niivõrd kaua aega. Ma olen olnud seal 60 aastat. Peaaegu 60 aastat, kuigi ma sain nüüd 33 just, nagu lugeda oli. Ja palju see, õnne. Et kellegile kandub võtab minult malli, see on täiesti loomulik. See on täiesti loomulik. Et ei ole Henrik Norman? No kuidas nii? Kust kohast ma olen Henrik Norman olen? No võib-olla natukene on mehelikud käed, et võib-olla selle järgi ainult. No ma sain kohe aru, et käte järgi praegu kuulates, et midagi nagu on. Aga eks see ongi see raadiomaagia, et sa kujutad endale midagi muud ette, kui see kostub, eks? Ja sellepärast me ei olegi elu sees käinud eriti palju raadios, nii palju kui just teles. Sest seal ei pea neid asju rääkima. Maire, jätame korraks selle igapäevase keerutas. Me läheme kõige põnevama saate juurde sinna, kus mehed räägivad oma eraelust. Mis on kõige ägedam saladus, mis te Eesti meeste kohta teada olete saanud? Mis on kõige ägedam saladus? Eesti mehed on väga kinnised, nagu sa ise tunned enda juures, et kõige ägedam saladust on väga raske nii-öelda välja tuua, aga ma arvan, et Eesti mehed, mis on tundunud, mida nad ei ole otseselt välja öelnud, aga ma kardan, et Eesti mehed kardavad jubedalt 3 asja. Ja palun. Nad kardavad naisi, nad kardavad seda, et alkoholiin tõuseb, nad kardavad kiilaspäiseks jääda. Need on 3 asja, mis on tulnud niimoodi mitte otseselt, aga ma tunnen, et igas intervjuus seda natukene tuleb välja. Kumab läbi, jah? Kas on selliseid Eesti mehi ka, keda ei morjenda selliseid kiilakaid alkoholi hinnast mitte hoolivaid Eesti mehi? Ei ole, kindlalt ei ole. Need mehed, kes seda räägivad... Aga vabandust, kas näiteks mõned homomehed või sellised olla? Kes siis ei karda... Naisi? Ei hooli, et alkoholi hind tõuseb ja on ka kiilakad. Kui mees on moodis teise mehega, ei tee seda temast siis ütleme vähem meest. Temal on ikka samasugused mehekompleksid, see on täiesti kindel. Seda on
ikkagi väga põnev kuulda. Seda on väga põnev kuulata, täpselt nii ongi. Aga Eesti mees kui selline, kas on väärt saate materjal? Kas saab temast üldse teha saate? Võib-olla oleks hea, kui mõni välismaa mees ikkagi kõneleks. Teate, välismaa mehed, ma olen pikalt ise olnud ju Ameerikas elanud ja välismaa mees on teisest puust ja ausalt öeldes minule välismaa mehed ei ole elu sees sümpatiseerinud. Minule meeldivad Eesti mehed sellised natukene mökudena, nagu nad on, mulle meeldivad. See on nagu minu materjal. Sellest saab teha saateid, sellest saab teha peresid, sellest saab teha seltskondlikku koosviibimist ja selles mõttes, et mina ei vahetaks Eesti meest küll millegi vastu. Proua Maire, kuidas te olete suutnud ennast nii särtsakana hoida? Kas te kasutate mingeid abivahendeid ka selleks? Minu saladus võib-olla on see, et joon ikkagi iga õhtul väikse klassikese martiinit oliiviga ja ei lase morjendada ennast siinsetel näiteks kas või poliitilistel intriigidel, ilmal ja ütleme siis kollasel ajakirjandusel, kui nii võib öelda. Soovin teile. Aitäh! Võtke heaks. Ja nägemist.